Tere ja tere tulemast minu esimese podcasti. Ma väga tänan teid, kes on küsimusi saatnud. Neid oli nii palju, et ma lausa pidin valima, et millele me siis täna vastame. Ja täna mul on külas mega tore doktor Paula Pärna. Palun tutvusta paari sõnaga, et kes sa oled ja mis me täna siin teeme. Tere, Liina. Mina olen doktor Paula Pärna. Ma töötan igapäevaselt naistearstina. Ja ütleme nii, et igapäevatöö on mul rohkem küll seotud rasedate patsientide jälgimisega ja erinevate ägedate erakorraliste sünnitusabi probleemide lahendamisega, aga samuti teen ma vastuvõtte, nii-öelda tavanaistearsti vastuvõtte ja puutun kokku naistega vanuses, ma arvan, et seal 14 kuni 90. Et seetõttu on väga põnev nagu täna sukelduda ka sellistesse võib-olla mitte nii rasedusega seotud teemadesse. Ja siis ma mainin, et tänast podcasti toetab Cum Laude Lab. Tegelikult ma arvan, ma ei tea, kuidas mina olen nende salaagent olnud juba väga pikalt, sest mulle tundub, see on nii äge, et üks Hispaania bränd tuli ja ütles, et teate mis, et naistel on genitaalid ja you know what, it's okay, et me räägime sellest ja siis nad vajavad ikkagi vahel eriliishooldust ja et see oli midagi, mis me peame kindlasti peitma ja see on nagu mega tore, mulle tundub see ka naiste elu teinud palju lihtsamaks, et ma alustasin residentuuri, siis ma mäletan, üks vana arst soovitas tupeseene raviks tampooni kasta kefiiris ja toppida sisse. Siis mulle tundub, et sellest ajast nüüd 15 aastaga on asjad liikunud palju paremas suunas. Õnneks küll, et kuigi ka neid kefiiri tampoone nii-öelda lipsab sisse ka veel tänapäeval, aga õnneks mitte palju, et minul on ka Cum Laude läbiga nüüd juba, ma arvan, et 2-aastane kogemus, ma arvan, aastad lähevad ruttu, et olen väga palju seda brändi ise kasutanud, proovinud erinevaid tooteid, olen väga rahul ja samuti oma patsientidele tõesti nagu põhimõtteliselt igal vastuvõtul olen üht-teist nagu saan soovitada, et ma arvan, et see on väga äge bränd ja, aga siis tulles tagasi sellele kefiiriga tampooni juurde, et üldiselt seda soovitakse tupeseene raviks, ehk siis tupeseen võib-olla on see, millega sisuliselt iga naine vähem korraelus puutub kokku ja siis kuna praegu sellist alternatiivmeditsiini liiga palju inimesed, kes jagavad kogemusi, kel ei ole mingit kogemus liiga palju, et võib-olla siis võtame tupeseent esimese teemana. Et kirjutas üks naine, et mul on tupeseen, aastaid hädas, teine kirjutas, et tupeseen, aga kui lähen naistarstile, kus ta kontrollib, tehakse proovid, ütleb kõik hästi. Et kas ütle sina nüüd mulle, kas ma saan õigesti aru, et kandida albikans on ikkagi normaalne osa, et ta võib seal olla ja kui me võtame külvi ja kandida on positiivne, see ei tähenda, et me automaatselt peame midagi tegema sellega. Et tõepoolest, et see tupeseen kummitab naisi tõesti nagu meeletult palju igas vanuses ja see on nagu selline üks probleem, millega ma naistearstina tõesti nagu igal vastuvõtul nii-öelda maadlen ja tegelikult tänapäeval ravijuhiste järgi me justkui peaksime võtma proovi, et nii-öelda laboratoorselt kinnitama, et on tegemist siis pärmseene infektsiooniga ja võib-olla isoleerima ka selle tekitaja, tõesti üle 90% on kandida albikans selle tekitaja, aga tegelikult palju lihtsamini saab ka, et kui naisel on päriselt nagu kaebused ja tupeseene korral need kaebused, siis võiksid olla sellised nagu väga tugev ebamugavustunne genitaalides, sügelus, selline kipitustunne, isegi väga valulik vahekord, ja lisaks ka niisugune välisgenitaalide punetus, iseloomulik tupevoolus, et siis ei ole nagu vajadust selle laboratoorse kinnituse järele, vaid me saame tegelikult kohe selle ravi peale panna. Ja see ravi üldjuhul töötab väga hästi. Ja, et ma ise alati oma patsientidele seletan, et see ei ole niimoodi, et kas kõik või mitte midagi, sest me teame, et on flukonasool, kus juures kapsel flukonasool 150 on üks kapsel ilma retseptorita,
retseptita, küll vist rasedatele pigem seda ei soovitata, aga siis kõik muud saavad minna apteegi osta. Aga samas lihtsalt tuleb alati mõelda, et miks see tupeseen niimoodi jääb kimbutama, sest väga tihti selle taga on ikkagi mingi viga. No üks asja näiteks see, et kui tõesti mingi immuunsupresseeriv ravi, eks ju, kõik reumatoloogilised haiged ja gastroenteroloogilised haiged, kroonid, ma ei tea, tõvega ja nii edasi, et siis neil ilmselt see nagu ei kao kuskile, ehk siis nagu see soodustav foon. Ja võib-olla siis on mõistlikum ka mõelda, et kuidas ma saaks nagu toeda enda poolt, sest me teame, et meil tupes on siis bakterid ja siis seened, pärmseened, ja kui me kuidagi kas surume immuunsüsteemi alla või kas me näiteks pika antibiootikumiga siis hävitame liiga palju baktereid, siis meil võtab pärmseen võimu üle ja siis ongi probleem. Aga siis pärmseenele ei meeldi ju selline happeline, aluseline seenele ei meeldi aluseline keskkond ja siis keegi küsis, et kas tohib loputada soodalahusega tuppe seenhaigusse ennetamises. Ma nagu palun ei, et palun ärge üldse tuppe loputusi põhimõtteliselt mitte kunagi tehke. Et see ei too endaga ühtegi positiivset toimet kaasa. Aga võib-olla et selle kandida puhul, mis veel nagu on, et isegi seal ütleme 10-20% naistest, see elabki normaalselt seal mikroflooras, see pärmseen ja las tema olla seal. Et väga paljud naised tahavad selle nagu justkui välja ravida, et ma olen jälle haigestunud sellesse tupeseene, et palun, et ravige seda välja, eks ju, et tegelikult, et seda ei saa välja ravida. Et me tegelikult oleme tupeseene ravis ikkagi keskendume sümptomite leevendamisele ja seetõttu ma arvan, et on hästi oluline nagu ka naisi koolitada, nii-öelda mina igal vastuvõtul õpetan oma patsiente, et mida nagu üldse teha, et iga tupevoolus ei ole tupeseen. Et see on nagu minu jaoks kuidagi niisuguseks südameasjaks nagu ka saanud, et just nagu noorematel naistel, kellel me teame just reproduktiivses eas nagu on seda tupeseent nagu rohkem, aga et igasugune vooluse hulga suurenemine ei tähenda veel haigust, on ju, et see on nagu selline füsioloogiline, aga et kui sinna lisandub tõesti nagu valulik vahekord, kipitus, tulitus, ülim ebamugavustunne ja ma vastuvõtul panen selle tupepeegli, ma juba näen, et jah, see on soorivoolus, et siis ma seda ravin, on ju. Aga tõesti see ravi tänasel päeval on päris lihtne, et kas sa ostad apteegist selle flukonasooli kapsli 150 milligrammi, teed selle suukaudselt. Jah, suukaudsel ravil võib olla rohkem kõrvaltoimeid, aga ta on lihtsam teha, on ju. Et ja teisest küljest on siis ka nagu vaginaalne ravi, et tupekuulid paned 3 ööd endale need ilusti sisse, tegelikult see leevendab need sümptomid nagu ära. Et see ei ole mingi raketiteadus, eks ju. Mõned kirjutasid, et ma pesen nii hästi ja ma olen nii hoolikas, aga võib-olla sellest ülepesemisega, et see võib-olla esimene, kui te unustate absoluutselt kõik, meelest jutt käis, siis jätke meelde, et selle tavalise dušigeeliga, veel vähem mingi tükiseebiga me genitalid ei pese, sest muidu me lükkame oma pH-d väga-väga aluseliseks ja siis on see kandida nagu garanteeritud, pigem üldse ärge peske millegagi, ainult veega, sest kõik, mis on seebiga, on tõesti nagu vastunäidustat, sellepärast mulle meeldib kumlade hästi lai valik, et on see igapäevane kreemias, et valik on suur ja ükskõik mida sa valiks pesemiseks, kindlasti on ohutu ja turvaline ja kusjuures neil on ka prebiotilised kas oovulid ja pesemissegeel, mis mõlemad just soodustavad seda pH-d natuke aluselisemaks lükata, et ennetada ja siis mulle tundub, see on nagu ka üks variant nende jaoks, kes tunnevad, et nad ei jaksa rohkem krebistada flukonasooli ja siis nad ei tea, mis nad teevad valesti, samas kuna need on käsimüügil, nad on väga sellise nagu hea koostisega, et me ei pea kartma, et appis on ravim, kaua ma seda kasutan. Sa kasutad nii kaua, kuni sinu eluetapis, ma ei tea, praegu on liiga palju seksi või stressi või mõlemad korraga. Ja, et siinkohal üks selline huvitav nagu nüanss, et kui me räägime üldse nagu pärmseene vohamisest tupes, et siis tegelikult ei ole leitud, et probiootikumidega nii-öelda me kuidagi ennetaksime selle vohamist, et kui me räägime mõnest teisest sellisest tupepõletikust nagu bakteriaalne vaginoos, et siis küll on küsimus nagu jah selles, et see pH läheb aluseliseks, eks ju, ja te panete need probiootilised kapslid endale tuppa
ja see ilusti neutraliseerib või viib selle pH uuesti happeliseks, aga tõesti seene puhul ei ole leitud, et selline profülaktiline nende kuulikeste kasutamine nagu aitaks ennetada. Et ma arvan, et ja teine asi, mis on nagu hästi oluline, on see pesemise teema, et naised on ju üldjuhul nagu nii nagu hea sellise intiimhügieeniga, pesevad ennast 1, 2, 3 korda päevas, partnerid pesevad ennast, eks ju, ja siis kuidagi ollakse väga ehmunud sellest, kui ikka see tupeseen nagu tagasi tuleb, et mis ma valesti teen, eks ju, et siis tegelikult ei teegi mitte midagi valesti ja ma olen ka sageli oma patsientidele öelnud, et proovi niimoodi, et sa üldse mõnda aega ei teegi mitte midagi, et ära pane ühtegi tupekuuli endale, ära nagu osta ühtegi ravimit, et ära tee nagu natuke aega midagi ja vaata, mis juhtub. Tegelikult, kui on nagu terve inimene, ilma et tal oleks mõni autoimmuunhaigus või selline langenud immuunsus, et siis tegelikult see keha tuleb ise toime. Ta peab tulema ise toime nende lühiajaliste pH muutustega ja selline ülehooldamine, ma arvan sama nagu ütleme ka muu nahaga, eks ju, sul on kindlasti nagu kogemus sellega suurem, et selline ülehooldamine lõpuks toob kaasa sellise surnud ringi, et sa kogu aeg nagu ravid midagi, paned midagi peale, teed, on ja sa lõpuks ei saagi aru, et mis see nagu norm on. Ja, no vot ma ei tea, võib-olla see on natuke isiklikust kogemust, aga võib-olla see on see, et kui me mõtleme näiteks tupeseenes, meil võib-olla teist on nagu päris tupeseen, aga kuskil on siis on ikkagi nagu sümptomid on, et see nagu kipitab ja see sügeleb ja siis naine ikkagi hädas ja muidugi ta ootab, kuni flukanosoom, mis igas hakkab tööle, aga ikkagi hetkel ta vajab ka midagi. Et selles mõttes võib-olla, kuna nende koossus on nii nagu pehme ja midagi nagu nad ei saa halba teha just. Ja siis samas ma mõtlen, et ma olen nagu kärsitu põlvkond, eks ma tahan nagu kohe tegutseda ja siis sellepärast ma ikkagi need oma nii isikliku arsti arsenalis ikkagi jätan, et mulle tundub, et piisavalt tohutu. Aga siis ütleme, sa arvad nendest prebotilist tampoonidest, ma leidsin kirjeldasin mingi tündeliseeritud primapavakter ja ma mõtlesin, see kõlab nagu mingi rapsõnaga. Mul ei ole isiklikult arstina nagu kokkupuudet olnud nende asjadega, et kui me mõtleme, et üldsegi tampoon kui selline on võõrkeha, paneme selle tuppa, mis on niisugune kõrgema temperatuuriga, niiske, soe keskkond, eks ju, et mida see võõrkeha seal nagu siis uuesti nii-öelda tegema hakkab, et kas me ei saa nagu äkki hoopis mingit muud, ma ei tea, bakteriaalset põletikku sinna lisaks näiteks, on ju. Et mina üldiselt ei soovita võõrkehasid ravi eesmärgil tuppe panna, et selles mõttes. Aga üldse sa mõtle, vaata prebiootiline, siis prebiootiline tähendab, et mingi aine, mis eks siis nagu loob õiget keskkonda, aga siis on ka selline nagu päriselus baktereid, eks ju. Et ma ei tea, on sul kogemus või kuidas sulle tundub see mõte, et me paneme päris need ainult head bakterid, vaata mitte ei loo õiget pH-d, vaid nagu kohe nagu selline. Ja, aga samas ma mõtlen, et miks patsiendil endal ei peaks olema neid häid baktereid seal on ju, et siis nagu on midagi nagu nihu, et kõige sagedasem olukord, kus tegelikult nende nii-öelda heade laktopotsillide osakaal tupes langeb, ongi antibiootikumkuurid, et näiteks mingil muul põhjusel, mis iganes, ma ei tea, põskkooppapõletikud, kõrvapõletikud, kuseteede põletikud, et inimene kogu aeg sööb mingeid antibiootikume ja see on loomulik, et siis need laktopotsillid lihtsalt surevad ära seal tupes ja see pH ei saagi uuesti minna nagu happeliseks, eks ju. Et siis jah, võib-olla see oleks see koht, kus mõelda siis nendele nii-öelda eluskultuuride viimisele nagu sinna tuppe, aga niimoodi nagu tavapäraselt ma ei tea, ma pigem nagu jah, ei saa seda arstina soovitada, aga eks igaüks nagu ise katsetab ja teeb, et tõesti antibiootikumide kasutajad ja teine grupp näiteks ka diabeetikud, et diabeetikutel on tegelikult see veresuhkru tase on kõrgem kogu aeg ja me teame, et bakterid ja üldse nagu elusorganismid väga armastavad suhkrut, sama on raseduse ajal tegelikult, et siis see tupeseen kipub nagu ägenema rohkem ja aga ütle rasedatele, et kuidas siis nende flukonasoolidega ja siis nende oovulitega, et ühelt poolt nagu vaatan, et nagu ei ole päris hea,
aga samas mis sa naistele soovitaks, kui ta on rase, ta on hädas? Et rasedate ravi ongi natuke keerulisem, et kuna tegelikult see östrogeeni tase ju hakkab tõusma juba kohe raseduse alguses, ta läheb hästi kiiresti ülesse ja need tupeseene kaebused juba esimesel triimestril võivad nagu päris tugevalt avalduda, et aga rasedatel suukaudset glukonasooli nagu ei soovitata, eriti esimesel triimestril, et see peab olema nagu äärmiselt kaalutletud otsus. Jah, tõenäoliselt looteni ei jõua sealt väga palju või see 150 milligrammine kapsel, eks ju, mingit väärarengut nagu või probleeme ei põhjusta, aga kuna selliseid uuringuid rasedatega ju tehtud ei ole, need on kõik nagu retrospektiivselt saadud andmed, et seepärast esimesel triimestril kindlasti ei ole eelistatud suukaudne ravi, et siis me ravime rasedaid ikkagi tupekuulidega ja ülejäänud triimestritel tegelikult samamoodi, et see suukaudne ravi jääb kõige viimaseks variandiks, kui on tõesti tegemist sellise, see peab olema ikka mingi selline väga äge süsteemne põletik, et kas näiteks immuunosupresseeritud naine, mis iganes muude ravimite tagajärjel tekkinud, et rasedaid pigem ravime siis lokaalselt toopiliste ravimitega. Ja üldiselt mul oli hästi palju küsimusi, et vaat mul on kuivus ja siis mul on tupekuivus, vulvakuivus, sügelus, aga näiteks hormoonkreem tegi hullemaks. Et kas siis, kui hormoon teeb hullemaks, kas see võiks olla ka vihje, et äkki see on ikkagi pärmseen? Jah, et hormoonkreem ma üldsegi arvaks, et kui me räägime välisgenitaalide põletikust, eks ju, et häbememokkade sügelus, punetus, et seal on ikkagi vaja pigem pöörduda arstile, et me peame välistama teatud sellised seisundid, nagu näiteks see lihenskleroosus, eks ju, mis on tüüpiline, annab väga-väga tugevat sügelust, aga seal nagu see seeneravi jälle ei aita, eks ju, et seal tuleb nagu natuke diferentseerida, et ise ma loodan, et patsiendid kuskilt nii-öelda laua alt seda hormoonkreemi nagu endale ei saa, aga tõesti, kui see on seen, et siis hormoonkreem pigem teeb halvemaks asja ja vastupidi, et kui ongi tegemist päriselt mingisuguse liheniga, et siis hormoon nagu võiks nagu väga kiiresti leevendada neid sümptome. Väga hea, see sklerootiline lihen tuli jutuks, et kuskil ma mäletan, oli mõned aastad tagasi ITK lausa nagu kampaania, et inimesed teaks, et iga naine võiks teada, et kui tal sügeleb väga tugevasti ja siis seeneravi ei aita, mingid kreemid ei aita, siis väga suur tõenäoliselt see ongi see sklerootiline lihen, mis, ta ei ole päris autoimmuune haigus, aga samas seal ei ole nagu mingid tekitajad, see pigem oma keha hakkab söövitama, hävitama nahka ja ma just hiljuti nägin üht naist, noor naine ja siis ta ütles, keegi vist mainis seda haigust, aga appi ta oli 27, ta oli genitaalid nii ära söövitatud, see oli kõik ära sulunud, ma ei tunnud seda anatoomiat ära. Seal tekib nagu lõpuks tõesti nagu kudede atroofia sellise kroonilise põletiku tagajärjel, eks ju, siis nad kratsivad eriti öösiti, kui tegelikult inimene ei kontrolli suuresti, on ju, mis ta teeb. Ja see asi on üks lõputu niuke ring, et aga liheni puhul see ei ole tüüpiliselt noorte inimeste haigus, et pigem ikkagi postmenopausis ja vanemaealiste naiste nagu probleem, aga aeg-ajalt, mina olen ka oma praktikas näinud, et noortel see on ja mis selle puhul nagu kindlasti tasub mainida, ongi see, et see hormoonravi glükokortikosteroidiga on tegelikult näidustatud, et see haigus nagu alla suruda ja et ei tekiks neid anatoomilisi nii-öelda muutusi, et need häbememokad lõpuks nagu, nad tõesti nagu kaovad ära selle kroonilise põletiku tagajärjel, et see on päris hirmus. Vaata, üks tähendab jälge kirjutas, et ma olen proovinud seda ja toda ja ma ei tea, pepanteeni, et ma hormoonkreemi ei taha kasutada. Tegelikult hormoonkreem on väga vajalik ja mitte lihtsalt hormoon, vaid kõige tugev, mis meil on üldse võtta, eks klobetasol dermovat ja siis niimoodi, et kord päevas 3 kuud ja siis pärast seda siis paar korda nädalas sisuliselt elu lõpuni ja see on
sellepärast, et lammerääkulise vähi risk on täitsa olemas mingi 4-6%. Ehk siis kui me ei ravi, see ei ole see, et meil muutuvad genitaalid välimuse poolt, lähevad valgeks, õhukeseks, siis me kratsime, sügeleme elu lõpuni, vaid ka see, et lõpupoole võib olla kirssina, tordi peale tuleb veel lammerääkuline vähk ja genitaalidel see ikka pigem nagu kehva prognoosiga. Nii et hormoon ei ole see, et sa ei ole tupli piisavalt, või sa mõtled üle, vaid see on väga tugev põletik, nii et palun kasuta hormooni. Et pigem jah, nagu sellist ja seda ravi nagu ei tasu ka nii-öelda pooleli jätta või kuna me teame, eks ju, sina tead ka, et kui sa hakkad glükokortikosteroidi määrima, et see sümptomite leevendus tegelikult tuleb nagu päris ruttu. Et võib-olla juba 3-4 päevaga sa tunned, et see sügelus väheneb, eks ju, ja siis esimese asjana tahaks nagu ravi pooleli jätta, et justkui ei taha seda hormooni liiga palju vaata kasutada, jätad selle nagu kõrvale, aga tegelikult ongi hästi oluline see korralik ravikuur ära teha ja siis jääda arsti jälgimisele selle haigusega ja sellist püsiravi, ütleme, kas see võib-olla ongi kord nädalas, pead ainult edaspidi määrima, kui on ju, või 2 korda nädalas, et jah, et seda tasub oma arsti nagu usaldada selle koha pealt ja ütleme kindlasti, mis on sellised nagu ohusümptomid, et siinkohal jällegi pigem vanemaealised patsiendid, et kui on mingi selline, ütleme seal vulval mingi piirkond, mis nagu sügeleb, haavandub nagu lõpuks, eks ju, et see on nagu väga suur ohumärk, et sinna on juba nagu pahaloomuline protsess nagu juurde tekkinud, et siis tõesti pöörduda nagu naistearsti vastuvõtule. Siis oli küsimus, et vulvasügelus, et seent ei ole, aga igasugu kreemid aitavad, aga see on ajutine. Ja siis teine, et 5-aastane laps ja sageli häbe kipitab ja punetab ja sügeleb ja siis tegelikult ma mõtlesin, see on õige koht võib-olla mainida, et on selline haigus levinud atoopiline dermatiit ja me oleme harjunud seda nägema nii, et okei, see on kuskil põlveõndlates või kuskil võib-olla küünarlohudes, aga tegelikult atoopiline dermatiit saab olla ka genitaalidel, nii rinnanibudel tegelikult kui ka häbememokadel, et siis võib-olla, aga samas võib olla ka ärrituskontaktdermatiid, ehk siis võib-olla kui tuleb patsient ja ma näen, seal ei ole mingit eritist ja siis nahk punetab ja sügeleb, siis võib-olla esimese soovitus, mis mina annan, on see, et kindlasti vahetada pesupulbrit, sest ma tean, pesupulber on kõige sagedasem võib-olla selline igapäevase kontaktdermatiidi siis äritaja allergeen, siis loputusvedelikud. Et mulle tundub mõned loputusvedelikud nii tugevad, et kui ma istun kabinetis ja patsient alles astub tuppa, ma juba tunnen seda leenorit. Millega ta on pesnud, on ju. Kui mõtleme, meie genitaalide nahk on ju õrn, eriti lastel, ja kui see kogu aeg niiskena hõõrub, siis pole imed, et kuskil ikkagi see hakkab nagu äritama. See üks asi võib-olla veel need vannivahud ja pallid, sest see on väga popp, vaata, et laps istub ja siis nii nagu armas. Iga õhtu, just täpselt, ja seal õhnab kõik nii hästi ja aga samas võib olla tõesti nagu ekstra midagi, mida meie keha ei taha. Ja siis, kui on atoopiline dermatiit, siis eneses on ka okei kogu aeg niisutada, et kumlaudel abil on ka igasugused õlid ja kreemid. Võib-olla, kui me kreemitame, siis minu arust need peaaegu kõik tooded ongi parfüümivabad, lõhnavabad, et siis see, millega me peseme, see pole nii oluline, aga see, mis jääb siis täpselt, see võiks olla ikkagi parfüümivaba. Ja mis nagu lastesse veel puutub, et kui me räägimegi siin, nagu üks jälgija küsis, et 4-aastane laps, eks ju, et kui me räägime üldse nagu prepuberteedi eas olevatest lastest ja väikelastest ja ka ütleme lausa nagu imikutest, eks ju, et siis nendel on ju tegelikult östrogeeni tase väga madal ja see on füsioloogia, et see peabki nii olema ja nende, ütleme ka selliste välisgenitaalide verevarustus on natuke halvem, nende koed on hästi haprad, õrnad, natuke sarnane olukord nagu postmenopausis, eks ju, kui samamoodi östrogeeni tase on madal, et siis tegelikult sellised väikelapse eas tekkivad genitaalide punetus, selline see nahk on imeõhuke seal, ta lausa valutab, eks ju, et siis see on sageli tingitud tegelikult ka sellest östrogeeni vaegusest ja mida kindlasti sel puhul teha, et kui on näha, et need lokaalsed need niisutavad kreemid, kõik see nagu ei aita, et siis väga-väga harva tegelikult on isegi võimalik sellist östrogeeni salvi lastele kirjutada, et lastegünekoloogid seda kirjutavad, kuna me räägime siin ikkagi sellisest
ütleme seisundist, et kui lapsel need häbememokad, nad on nagu nii õhukesed ja haavanduvad, et nad võivad nagu kokku kleepuma juba hakata omavahel nii-öelda. Et siis on kindlasti vaja nagu ravi peale panna, et seda kudede paksust ja seda elastsust nagu natuke parandada. Et see on harv, aga lihtsalt nagu seda nii-öelda teadlikkust nagu tõsta, et see on nagu füsioloogia väikestel tüdrukutel ja see intiimhügieen nagu on hästi oluline, et kui need väiksed lapsed käivad lasteaias, nad käivad pissil, keegi ei tea, kuidas nad seal pühivad, mis pidi eest taha, tagant ette, kui palju nad üldse pühivad, võib-olla neil on väga kiire seal lasteaias, ruttu pissile, püksid üles, tagasi mängima, eks ju, me teame, et see nii tegelikult on nagu lastega. Et ja siis kogu aeg see selline happeline uriin tegelikult jääb ka sinna genitaalidele. Nagu mähkmete dermatiit. Ja nagu dermatiit, jah, et põhjustab seda kipitust ja see on ka selline asi, et ema õhtul paneb kreemi ja järgmine päev jälle otsast peale, on ju. Et need on lihtsalt nagu sellised, kuidas ma ütlen, et natuke nagu paratamatu, aga väga varakult juba tasub sellele tähelepanu pöörata ja tüdrukuid ka nagu õpetada, et sa pead ikka korralikult kuivatama ja sa pead eest taha pühkima, mitte tagant ette pühkima, on ju, et selles mõttes. Okei, veel 2 küsimust seoses tupekuivusega, et üks on siis selline, et mida teha tupekuivusega pärast lapse sündi, paigaldades hormonaalse spiraali, aga ei tea, kas on sellest põhjustatud või mitte. Igal juhul enne rasedust võtsin Jaspil ja siis tupekuivuse probleemi ei olnud. Ma tahaks kohe vastata sellele küsimusele, et selles mõttes on jällegi loodus on niimoodi teinud, et pärast, eks ju, kui raseduse ajal östrogeeni tase on hästi kõrge, siis sünnitusjärgselt östrogeeni tase langeb kolinal, kukub alla ja naistel sünnitusjärgselt tekib natukene jällegi sarnane seis seal intiimpiirkonnas nagu postmenopausis. Ja siis on täpselt see, et need lähevad sinu juurde ja kurdavad kuivust ja minu juurde, et just teeb väljalangemist, eks ju. No täpselt ja ma saan nagu aru sellepärast, et see ongi väga vaevaline ja see tupekuivus sünnitusjärgselt tegelikult võib väga suur probleem olla, nende suguelu on ülivalulik ja täiesti võimatu võib olla. Kindlasti see hormoonspiraal seda tupekuivust ei tekita, kuid östrogeeni madal tase nagu seda nii-öelda süvendab. Et siinkohal sünnitusjärgsed naised tegelikult saavad väga palju abi, ma usun, nendest samadest tupekuulidest, erinevatest sellistest niisutavatest keelidest, ma tean, et cum laude läbi. Ma ühe võtsin täitsa oma sahlis. Ja siis sellega on väga tore, et tegelikult see on ühekordne, vaata väga paljudel naist on see, et me juba rõhutasime mitu korda vähemalt, et tuped ei loputa dušiga, eks see on kõige hullem saab teha. Aga samas ongi see, et kui minna apteegi, väga palju on selliseid, ma ei tea, kreeme ja õlisid. Kuidas sa neid paned, on ju? Täpselt, aga sisse nagu väga palju asju ei lähe ja siis see meenutab mikrolaksi, ma ei tea, kelle on... Meenutab jah, see on siuke aplikaator tore. Ehk siis kord käib välja ja ma ka näitan. Okei, ma ei saa. See on nii hästi tehtud, et see juhuslikult kuskil välja ei tule, aga igal juhul see teeb naiste elu lihtsamaks, ta ei pea midagi kuidagi näppudega, sest ütleme niimoodi, kui kuivus on sees, mis me ikkagi kreemitame, ehk siis selline aplikaator, siis läheb niimoodi tuppe sisse, siis ma vajutan ja siis ongi sees just, et ei pea nagu kuidagi ise sügavalt, sest ütleme, et selle kuivusega tihti ongi see, et pärast sünnitus võib kestab kaua, võib-olla veel mingid, ma ei tea, faktorid seda soodustavad ja siis naistel võikigi olla nagu mingi vahe, millega ta saaks oma elu natuke lihtsamaks teha. Sellega kindlasti saab, ütleme äärmuslikematel juhtudel tegelikult on täiesti okei osta apteegist ka käsimüügis olevaid 10 mikrogrammiseid östrogeeni tablette. Vagifemi nimelised ja need on nüüd paar aastat kindlasti juba käsimüüki tulnud. Ehk siis need on väga madalas doosis östrogeeni tabletid, mida võib panna paar korda nädalas ööseks tuppe ja nad tõesti toetavad seda limaskesta nagu nii-öelda taastumist. Kuidas imetamise ajal, kas neid tohib kasutada? Sealt imendub ülivähe, nagu vereringesse ja siis sealt edasi sa mõtled rinnapiima, et mis see kogus on, et selles suhtes. No nii, aga meie esimene osa hakkab nüüd läbi sama. Ma väga loodan, et oli põnev ja siis kes tunneb huvi, siis jätkame kohe järgmise osaga.